Tere tulemast Hea Taro kanalile! Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna lähkidele. Täna laon sõnumite saamiseks keeldi risti. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jätta teised sõnumid teistele. Nii, aga esimeseks selle lugemise energiaks on selline olemuse peamine energia ja siis väljakutse ehk siis seda ristav energia. Armastajate kaart ja ristavaks energiaks on õnneratas. Nii, alateadvus, mis on kuklas. Keisrinnakaart, möödunu energia, millest lahti lasta, mõõkade 3. Selline, mida sa arvad, et sa tead või sa soovid, karikate 6. Lähitulevik, mis sind mõjutab, karikate kuninganna, kuidas sa ennast tunned, täis võitlusvalmidust, sauad 9, sinu keskkond. Ehk siis teine osapool näiteks või keskkond üldse on karikate 4. Mõni nõuanne või hoiatus. Karikate 5 ja oodatav tulemus, potentsiaalne tulemus on karikate 10. Vikerkaar tuleb välja. Nii tore. Aga vaatame siis. Armastajate kaart on olemuse energia, peamine energia ja armastuse kaart näitab tihti ka valikuid ja sellist vaba tahet, vaba soovi millelegi või kellegile pühenduda. Ja armastajate kaardi puhul on selline usaldus ja nagu peamiselt näitab valikut küll armastuses ja suhetes, aga võib minu jaoks näidata ka vahel tõmmetuma kutsumuse poole. Et ma kuidagi midagi, mis mind väga tõmbab. See on hästi harmooniline energia ja no muidugi see võib olla lisaks romantilisele liidule näidata ka mingisugust muud liitu, sõprust, kas või äripartnerlust või kuidagi mingisugust muud seotust, et sellist ühinemise energia, partnerluse liidu energia ja just kui ma olen avatud selleks, et minu süda on valmis selleks avanema, kuidagi tegema võib-olla asju ka teistmoodi, sest ka kahekesi olles tehakse asju teistmoodi, aga siin on selline ka julgus langetada kuidagi kaitset, võtta vastu see mis sealt tulemus on, aga siin on see enesearmastus võti, et ma pühendun millelegi või kellelegi, aga ma ei unusta ära enda soovi, enda vajadusi, et see enesearmastus on siin kindlasti võti ja siin on see vabatahtlikkus, et ma ise tahan, et mind tõmbab selle või millegi poole, ma tahan sellesse anda ja ma tahan sellesse pühendada. Et usaldan nagu seda ja annan sellesse. Nüüd väljakutse kaart on väga huvitav, just kui ma ootaksin midagi. Et saatuslikku sellist pööret, muud, just kui nagu see ei ole kõik minu kontrolli all, et ma ootan, et midagi muutuks, sest siin on õnneratta kaart ja õnneratta kaart on just selline energia, kus võib-olla natukene see usk saatusesse võib-olla, ma ei saa kontrollida, vaat siin on, et midagi ma ei saa päris kontrollida, see ei ole minu kontrolli all kõik. Et ma võin küll väga tahta, väga pühenduda, aga ma nagu ootan, see on tsüklites kinni justkui, ma pean tegema midagi õigel ajal, õigel hetkel ja see on minu kasuks. Pööre minu kasuks, saatuslik pööre, uus tsükkel algamas, selline õnne, saatuse, vabaduse energia, pöördepunkti energia, arusaamine, mis on ja mis võiks olla. Aga see on ka takistus, just kui ma ootan midagi, et see ei ole nagu kõik minu kontrollitav. Ma võtan siia ühe kaardi juurde. Amburi energia, mõõdukuse kaart, tasakaalukuse kaart ja mõõdukuse on energia, kus
see on selline neutraalne energia ja mõõdukus ei pane kunagi, ei võta suuri riske, et justkui hajutatakse riske, leitakse selline tasakaalu koht, kesktee, sellise kuldse kesktee leidmise energia. See on harmooniline energia, et otsin, mis sobiks enamusele. Otsin, mis toimiks paremini, seal on võimaluste vahel kobamine. Minu jaoks mõõdukus annab, siin on ka ajastatus muidugi nagu selle õnneratas, õigel ajal, õiges kohas. Ajastatus on millegi pärast väga tähtis. Aga mõõdukuse puhul on energia, kus on võimalused ja see on ka energia, mis ütleb, et kui midagi ei toimi, proovi teistmoodi. Et siin on nagu, just kui ma võiksin proovida mitu korda, et isegi kui ei õnnestu, ma proovin siis natuke teistmoodi. Et selline energia, et mõõdukus ei taha sellist äärmuslikkust, vaid kõike täpselt õiges koguses. Mõõdukalt on ju tasakaalukad. See on osapoolte liitmise energia ja ka ühendamise energia. Siin on ka liit, ühendamine, ühe eesmärgi poole liikumine, millelegi pühendumine, kellegile pühendumine. Ja ma otsin seda tasakaalu kohta. Aga kuidagi on seal tsüklid ja kuidagi on see, ootan, et see pööre minu kasuks, ootan õiget hetke näiteks. Kuidagi saatus annab mulle võimaluse. Aga kindlasti ei soovita ekstreemsust, kindlasti ei soovita ultimaatumeid, kindlasti ei soovita võtan suure riski, et kõiki mune ühte korvi ei tasu panna, et leida see tasakaalu koht. Ja parem lahendus enamikule. Nüüd siin alateadvuses on keisrinna energia ja keisrinna energia, keisrinna on muidugi naine, keisrinna on ema ja keisrinna on hästi selline produktiivne loomingus ja hästi sensuaalne ja hoolitsev energia, külluse energia, just kui see on mul see emadus, ema olemine või minu ema või naine või midagi on siin kuklas kogu aeg. See on ka energia, mis toob midagi maailma. See on oma soovide poole liikumine. Hästi empaatiline, armastav energia. See on tingimusteta armastuse energia kindlasti. Aga see on ka soov oma soove reaalsuseks muuta ja see võime selleks, et midagi uut luua, midagi uut, kuidagi selline, ma tahan midagi siia ellu tuua. Et selline energia on siin alateadvuses, minu soovid. Ja see ei tähenda, et see on lihtne, et see, kes sinna ju näitab tihti lapseootel naist, et see ootusaeg ja see sünnitus, et see ei ole lihtne, aga see tulemus, mille ma loon siia, mida ma toon siia, et see on kõike seda pingutust väärt. Sauade 3 näitab, et ma olen juba mugavustsoonist välja tulnud. Sauade 3 näitab, et ma ootan oma edu, et ma olen juba mingisuguseid samme astunud selleks, et minu unistus saaks täituda. Ma olen juba kuhugi panustanud, millessegi, kellessegi ma juba visioneerin, ma juba näen seda. Minu valge laev tuleb, ma olen nagu sammu vastu teinud sellele. Minu jaoks Sauade 3 on energia, mis ütleb, et sa oled õigel teel ja sa oled juba midagi teinud selleks, et see edu saaks tulla. Nüüd möödunu energia, millest lahti lasta, mõõkade 3 on millegi pärast ma muretsen, kas millegi, kellegi pärast, siin on südamevalu, muretsemine. Mõõkade 3 puhul vahel näitab sellist kaotamist, eraldumist. Vahel millessegi, millesse uskusin, lootsin, ei läinud päris niimoodi. Võib näidata ka sellist füüsilist südamevalu. Võib näidata mõnda valusat eluõppetundi, et see on selline energia, kus ma vajan aega tervenemiseks pärast, et kus ma saan haiget ja see ei ole nii lihtne üle saada. Et see tervenemise protsess peab sinna järgnema, aga see on möödunud, ma olen muretsenud millegi pärast. Müntide kuningas on, see võib olla püsisuhte mure. See võib olla materiaalne mure, võib olla ka mure koduga seoses või siis jah, et mis on pannud mind minevikus. Müntide 10 on mure võib-olla ka mingisuguse stabiilsuse, turvalisuse, jõukuse, tervise pärast.
et see on midagi kindlat, midagi püsivat ja ma olen muretsenud selle pärast, ma olen haiget saanud selle pärast. Et midagi sellist. Võib näidata mõnda maamärki näiteks, aga ei pea. Nii, aga see, mida ma arvan, et ma soovin, tean selline teadvuse energia, siis siin on karikate kuus, no siin on 2 valgepäist last. See näitab tihti ja laste, minu jaoks näitab, et laste energiat, see on selline rõõmus energia, koos arenemine, koos kasvamine, sellised väiksed rõõmsad süütud hetked, see on mälestuste energia, see on kodu, lapsepõlv, inimesed meie minevikust, inimesed, kellega koos on arenenud, kasvatud, mälestusi loodud või luuakse. Et sellised lihtsad, rõõmsad, hästi armas energia. Keegi võib olla tihti minu mõtetes. Et selline energia. Mängulisus, lapselisus on siin. Sauade kuningas, vaata kus kuningad tulevad. Võib-olla seotud mõne kuningaga. Et siin on sauade kuningas ja sauade kuningas on karismaatiline. Kirglik tõmmet võib näidata kellegi või millegi poole või see võib ka näidata, et enda selliste soovide juures on oluline see, kas keegi toetab mind, keegi tuline. Või siis ma ise pean võtma riski, tegema ära, suutma veenda. See võib olla ka kuidagi minu minevikuga, minu lapsepõlve, minu kodu või minu lähedastega seotud selline tuline juhtliidri energia. Ei pea olema meesterahvas, võib olla ka naisterahvas, et selline liidri energia. Võib olla meesterahvas muidugi. Sest kastist välja mõtleja, saame, hakkame, võtame riski, teeme ära ja ego on ka natuke suur. Mis iganes risti ette ei löö ja tegutseja energia paneb käed külge ka, et selline julge koostöö, hea koostöö energia väljendab hästi julgelt oma mõtteid, näeb suuremat pilti, hästi orienteeritud just tulevikule, paremaks loomisele, selle võimaluste leidmisega, kirglik, julge, tahtejõuline, julgus olla unikaalne, erineda, ongi võib-olla väga karismaatiline. Võib kedagi sellist näidata. Aga lähitulevik, mis mind mõjutab ja siin on karikate kuninganna ja karikate kuninganna on väga tundlik energia. Karikate kuninganna, vähile endale, karikad on vähi enda element. See on väga tundlik süda, aga siin on selline, ma olen valmis väljendama väga oma tundeid, armastust, kaastunnet. Siin on, ma vajan väga, et mind mõistetakse, et mind kuulatakse, võib näidata siis vähki ennast või mõnda väga sellist tundlikku isikut või ka tundlikku olukorda, situatsiooni, mis vajab nagu sellist, et ma tahan, et mind mõistetaks, mõistmist, kuulamist, aga siin on ka hästi hooliv ja lahke energia, keegi, kes hoolitseb, keegi, kellel läheb korda, kuidas sa ennast tunned või vähk ise hoolitseb kellegi eest, et hästi näitab sellist läheduse vajadust tegelikult välja ja läheduse jagamist ja hoolitsemist ja juhindutakse väga tunnetest, juhindutakse intuitsioonist. Alati ei ütle välja, mida ta täpselt tunneb, vaid soovib, et teine tajuks. Et selline energia. Mõõkade 7. Huvitav. Siin võib olla strateegi, taktika kaart. Justkui võib-olla vajab mõni vähk natuke lohutamist. Võib-olla on siin on reetmise strateegi kaart. Mõõkade 7 justkui kuidagi varjatult tegutsemine, usaldamatus, et ma kogen mingisugust usaldamatust, et keegi ei olnud nagu avatud päris minuga ja võib-olla ma tahan, et keegi mind kuulaks, keegi mõistaks, et mul on vaja terveneda. Võib-olla on mul vaja ise mingis olukorras natuke kasutada kavalust ja taktikat. Et sa olla kuidagi mõjuvam, et see vahel, mõõkade 7 ei ole alati väga päris negatiivne, et see sõltub sellest, et vahel on vaja kasutada taktikat, et siin ju ka võetakse vaenlaselt relvad, et ei tuleks suurt tüli, on ju, aga kas see on aus ja õiglane, ei tea, et milleks neid relvi kasutatakse, kas vaenlase vastu või lihtsalt eemaldatakse.
et siin on selline taktika energia, justkui natukene kavalust on vaja, et selline energia. Et kas siis keegi kavaldab vähiga või vähk peab tegema plaani, taktika ja siin on, et nagu päris 100% ma kedagi ei usaldaks või vähk ei usalda seda olukorda. Et selline tunne, et äkki satun pettuse ohvriks. Aga ma olen väga tundlik, see on midagi, mis mulle väga korda läheb. Siin, kuidas sa ennast tunned, see on võitleja hing. Sauad 9 sõdalase energia. Sauad 9 on, et ma lähen väljakutsetele püstipäi vastu, ma võtan kõik vastu, ma olen kogenud väljakutseid, ei ole hellitatud, siin on millegi osas ma olen pidanud seisma enda eest, võitlema enda eest, jääma kindlaks endale ja see on kuidagi samas teinud mind ettevaatlikumaks, samas see on energia, kuna ma olen nii palju juba panustanud, siis alla ma ka ei anna. Et selline energia. Karikate 7. Karikate 7 näitab, et siin on palju unistusi, valikuid, võimalusi, soove. Ma kõike neid korraga ei saa. Ja vahepeal võib-olla kipun väga minema sinna fantaasia maailma ja unistama. Ja ongi, et pea on väga pilvedes. Nüüd karikate 7 puhul on vaja kuidagi vahel siin välditakse nagu selle valiku otsuse tegemist või on see liiga keeruline, sest täpselt ei tea. Vahel ma tunnen millegi osas segadust, et ma ei suuda otsust langetada. Vahel ka näitab, et mingi olukord ongi segane ja või mulle edastatakse segaseid signaale ja ma ei saagi siis aru, et mis seis on, et siin on vaja selget sihti, aga siin on võitlusvalmidus, siin on, ma ei anna alla energia, ükskõik mis, aga alla ma ka ei anna, ma olen nii palju panustanud, ma olen nii palju endast andnud, et ükskõik mis väljakutse tuleb, ma saan hakkama. Aga millegi osas oleks vaja justkui kindlamat teed, no kuhu siis? Et mingisugune kitsam siht seada. Siin keskkond on karikate 4 ja keegi tunneb ennast üksikuna või keegi tunneb ennast kõrvale jäetuna. Keegi on natuke kurblik siin, selline apaatne energia aga samas siin on kuulaja, keegi, kes kuulab. Kas siis keegi, kes kuulab vähki või vähk kuulab kedagi. Keegi, kes vajab sellist, võib-olla ka enesehinnangu tõstmist. Et keegi, kes tunneb, et midagi ei läinud nii või teda selline lohutamise energia on, mida see karikate kuninganna siin kindlasti suudab teha. Ülemprest rinna, keegi, kes võib-olla ei räägigi välja, et natuke hoiab endasse saladuste energia, sissepoole vaatamise energia. Ülemprest rinna on väga tark energia, et kogemused, mis on rikastanud meid ja nende, ma tean, et asjad mööduvad ja muutuvad ja et on tsüklid ja ülemprest rinna on vastused minu küsimustele on minu südames. Energia, kus pigem ongi vahel vaja olla vaikuses, et asjad läbi mõelda. Ülemprest rinna vajabki võib-olla või vajab pigem kuulajat, mitte suunajat. Et keegi, kes jõuab ise enda järeldusteni, enda soovide ja vajadusteni. Hästi tark energia. Ülemprest rinna on selline nägemuste, intuitiivsuse energia, aga selline vaikne aeg ja mõtisklemine, et sissepoole vaatamise energia. Ja seal on nagu, see on hästi duaalne energia, et hästi must ja valge, et õige ja vale, et ma tean täpselt, et mis on õige, ei ole sellist halli hala. Et siin võib olla kedagi või ma ootan, et keegi vähki siis mind toetaks, kuulaks, mõistaks, võib-olla laseks mul olla vahepeal lihtsalt vaikuses rahus. Võib-olla keegi teine tahab olla omaette, aga ma olen valmis alati kuulama, ta valmis oma karikat pakkuma. Et tugi on olemas, mida ma alati võib-olla, siin on see üks osapool võib-olla ei märka alati seda, mis on tal kogu aeg, et keegi kogu aeg ulatab oma karika. Ma olen kogu aeg olemas. Nii, ja siin hoiatuse või nõuande koha peal on karikate 5, mis näitab ka sellist kurbust ja näitab, et midagi, mida mul ei ole või pettumust kelleskis.
ja keskendub liialt sellele kaotusele. Saatana kaart ka. See võib näidata muidugi mõnel juhul ka kaljukitse, et mõnel vähil on tegemist hoopis kaljukitsega, aga see on lihtsalt nõuande hoiatuse koht, et see on pigem mitte keskenduda sellele, mida ei ole. Siin on mitte anda sellesse, mis mult liialt võtab ja millest ma vastu ei saa. Et see on sõltuvuste kaart, toksiline energia, et midagi, mis rohkem minult võtab ja ma tegelikult ei saa, sellised korduvad mustrid, kus ma mõtlen, et see ei ole mulle hea. See ei ole mulle hea, see mõjub mulle halvasti. Aga see on selline nõuande hoiatuse energia, mitte jääda kinni sellesse, millest olen ka ilma jäänud või mul on tunne, et ma ei saavuta või pigem keskenduda sellele, mis mul on olemas ja mida ma saavutan. Nüüd siin tulemus, mis on ees ootama, on karikate 10 ja karikate 10 on väga ilus harmooniline energia. Et see on energia, kus hinnatakse oma perekonda, hinnatakse oma kodu ja selline kogukonna armastuse, õnne energia, harmooniline suhe, õnnelik kodu, võib ka rahalist stabiilsust näidata, et heaolu, õnnekülluse energia ja tänulikkus. Et see vikerkaar tuleb ju pärast tormi tegelikult, et pärast äikest ja müristamist võib näidata sellist tänulikkust ja püsisuhet ja võib ka rahuldust pakkuvat tööd näidata. Et selline tunne, et midagi on nagu hetkes täiuseks, see on hästi oleviku energia. Et ma olen selles hetkes ja väga rahul selle hetkega. Et rõõm hetkes olemises ja nautimises. Siin on sõnni energia, et mõnel vähil siis seotud võib-olla sõnniga, pühendumisega, andestamisega, mõistmisega, sest sõnn on säilitab kuigi justkui kõrgemal positsioonil aga peab säilitama inimlikkuse ja andestama ja natuke, kuigi seal on traditsioonid ja pühendumus, siis kuidagi parem versioon iseendast ja selline tark energia võib selline nõuandja, tarkuse kaart, ka õppimise arengute kaart, aga ma pühendun millelegi või kellegile selle energiaga. Sellised sõnumid Vähk sulle seekord. Suur aitäh, et kuulasid.